Ja hea meel on tervitada nüüd siin stuudios Marko Moisarit, tere õhtust. Tervist. No, sa oled pidanud umbes 50 matši poksiringis. Kuidas see võitude, kaotuste, viikide suhe praegu on siis? Enamus on ikkagi võidud, et kaotan neist 50-st, ma arvan 10 ja siis ülejäänud on võidud. Kuidas sul see, kus sa selle võitleja hinge siis oled nagu saanud, et ma saan aru, et su vend tegelikult, vanem vend tegeleb ka poksimisega ehk siis nii-öelda emapiimaga kaasa antud? Tundub nii jah, et tänu oma vennale ma üldse sattusin poksi juurde ja mul on just sellega on see meeles veel, et kui ta ükskord läks, ma sõitsin rongiga kooli ja siis ta läks rongi peale ja ütles, et ta läheb kaaluma, et tule õhtul matši vaata ja siis ma läksingi seda matši vaatama ja sealt tekkis see tahtmine nagu ka seda sporti teha. Ja kui vana sa olid siis? Ma arvan, ma olin 15-16 äkki, midagi süükest. No homme sõidad sa nüüd treeninglaagrisse Taisse valmistuma siis sügisel toimuvaks King of Kings matšiks ja miks just Taisse ja mis seal Tais siis teistmoodi on, kui siin Eestis treenida? Esiteks on see kliima seal niisugune soojem, ehk siis heas soojas kliimas on hea treenida ja seal on head treenerid, mitte ainult Tai treenerid, siis seal on ka erinevad nii-öelda tuntuks saanud UFC, mis Ameerikas toimub, et seal on UFC fighterid, kes treenivad seal ja ma arvan, et see on niisugune hea koht, kus kõik teevad ühte asja hästi, et seal on seda hea õppida. Ja King of Kings siis 17. oktoobril. Ma saan aru, et sa oled 2 korda juba tegelikult osalenud seal ja ühe korra siis Riias ja teine kord Eestis. Mõlemad korrad oled võitnud. On siis mingi pinge ka seoses sellega suurem? Ma ei oskagi öelda. Ma alati lähen nagu endast parimat andma, et need võidud olid seal väga raskelt tulemas mõlemal King of Kingsi üritusel, et nii kui Riias veel oli siuke matš, et seal käis ainult ladumine, et ma veel võitsin selle matšiga sealt sellelt ürituselt nii-öelda Hispaania reisi, et ma sain pärast seda minna nädalaks puhkama. No, kui me räägime sinu vennast korraks, siis Eesti parimaid profipoksijaid Mirko Moisar, ma arvan, võib-olla osad vaatad võivad isegi segamini ajada teid, et nimed on niivõrd sarnased. Ajavad ka vahepeal segamini, et kord ütlevad mulle Mirko ja siis kord ja neid on ikka väga palju segamini aetud, et me oleme näost ühesugused. Aga ma tean, et just hiljuti oli siin värske uudis, et laupäeval 4. juunil siis, kui Mirko käis Maltal võistlemas ja seal oli päris suur skandaal lausa, et kas ma saan, kohalik poksija siis võitis teda, kuigi tegelikult Mirko oli temast parem. Kas selliseid asju juhtub tihti selle spordialal? See on nagu, ma arvan, et osadel, ütleme nii, et see oli Malta show, Malta korraldas selle, ehk siis ja seal võib olla mõningaid siukseid juhtumi, spordist on vahepeal siukseid ebaausid asju ka, et aga ei tohi lasta pead norgu ja tuleb edasi minna, et ma muidugi ise ei ole seda matši veel näinud, ma tean, et ta käis seal ja olen neid pilti näinud, kuidas on vastasel käsi üles tõstetud, aga ma arvan, et ei tohiks mingi probleem olla, et tuleb ka osata kaotada, kui siukse spordiga tegeled, isegi ebaausalt, et vahepeal tehakse lihtsalt ära. No selge pilt, igal juhul edu sulle kindlasti tulevasteks võistlusteks. Ma küsiks veel lõpetuseks, et kui palju siis üldse selline profipoksija, tipppoksija treeningsaalis tunde veedab, et kui kaua sa näiteks Tais hakkad nüüd päevas tundide kaupa rassima, et mitu tundi päevas? Et seal on 2-tunnised trennid, esimene trenn hommikul 2 tundi ja siis õhtul 2 tundi, aga mina käin veel lisaks enne jooksmas kindlasti. Et siis ma arvan, siuke 2,5 tundi trenn, ehk siis see on 5 tundi päevas veedama trennide ees. Nii et mingi meelakkumine see ei ole seal? Okei, väga edu sulle tulevasteks võistlusteks.